tegemist on 5-punktilise ettekandega, missioon kui kohtumine, aga kohtumisele tuleb anda ka kvaliteet või see võimalus seda kohtumist kvaliteetselt hinnata ja selleks ma pakun välja veel ühe mõiste konstellatiivne kohtumine. Sellest edasi saab rääkida konstellatiivsest evangelisatsioonist, siis meie lemmikteema asendus-kristlus ehk nõudmine kristluse järele, et see on üürikõnn, see on nüüd, kuidas Jumal annab. Ja lõpuks kiriku kohtumine iseendaga. Mis on kui kohtumine? See ei ole mingi originaalne mõte minu poolt. Kõik mõtted on juba kusagil ära öeldud. 2 teoreetikut tuleks nimetada. Üks on kommunikatsiooniteoreetik Niklas Luhmann, kes just räägib kommunikatsioonist ehk siis kohtumisest. Tema raamat eesti keeles on sotsiaalsed süsteemid. Ja ta ütleb, asjakohane, on ka mitte asjakohane, aga asjakohane kommunikatsioon toimub vastastikusel mõistmisel, kestvas avatuses, informatsiooni vahetamises, üksteise vastastikuses korrigeerimises ja suunamises selles, millist kohtumist osapooled soovivad ja aktsepteerivad. No see on ju kõik väga loogiline. Aga Luhmann tõi selle väga, omal ajal siis üsna selgelt ja ka põhjendatud esile. Nüüd edasi. Luhmann jätab religioonile ühe rolli, reserveerib talle staatuse, mis on ainult religioonile enesele omane. Ja see seisneb selles, et religioon mitte ainult ei sidusta ühiskonda, sulgudes, nii nagu see oli siis religiooni sotsioloogia algusaegadel, 20. sajandi alguses, 19. lõpp, Durkheim ja teised, kes ütlesid, et religioon on vaja, sest ühiskond vajab seda, et ühiskond võiks olla terviklik ja toimida. Ütleb Luhmann nüüd, et aga religioonil on ka temas eneses olev väärtus, nagu ta sõnastab, religioon reprodutseerib oma enese produkti. Ja ma järgmises lauses püüan seda täpsustada. Et religioosne jääks kommunikatsiooniprotsessis alles just religioossena, ei muutuks millekski teiseks, et teda ei konverteeritaks millekski muuks. Võib ka muidugi ja võib tehakse. Aga et ta jääks religioossena alles, peab kommunikeerija tegelema ka sümbolite keele seletamisega. Mõistame küll, eks ole. Alguses on võimalik ennast põnevaks teha mitmesuguste religioossete sümbolitega, aga kommunikatsiooni ja jätkuva kommunikatsiooni jaoks, et sellest sümbolist oleks mingi kasu, seda on vaja seletada. Religioossete sümbolite ainuüksi salapärase ligitõmbavusega ei saa kommunikatsiooni kavandada püsivana. Natukeseks ajaks saab, aga püsivana ei mitte. Religioosne kommunikatsioon eeldab usaldumist enam kui ükski teine. Ja kõik selleks, et see religioosne säiliks kohtumistes kommunikatsioonis. Vastastikune usaldus, mis sünnib religioosses kohtumises, peab olema transparentne, aus, aga selle tõttu ka individuaalne, isiklik. Ja siin on üks tsitaat Luhmanni kõnetaja. Me võime mõelda, keda siis me siin mõtleme, meie saatejuhte, ei varja oma kavatsust mitmetähenduslike sümbolite taha. Kui tema eesmärk on veenda adressaati evangeeliumi tõest, tuleb tal anda iseennast selle pandiks, tähendab läbi ise enese autentsuse. Nii palju Luhmannist. Teine tähtis tegelane oli ja on veel elab vanas eas missioniteoloog Theo Sundermeier, sakslane. Nüüdisaja üks tuntumaid missioni kontseptsioone ja tema seda sõnast üldse uue mõiste kasutusele, varem on seda kasutatud, konvivents, mis see iganes tähendab. Ta kasutab seda. Konviventsiga tähistatakse võõraga kohtumise missionit.
ja sellel tema teooria või ühesõnaga tema kujunemisel otsingutega on muidugi seos filosoof Levinasega, Emmanuel Levinase, kes ka tegeles võõra hermeneutikaga, see teise, minust teistsuguse hermeneutikaga. No tema, ma võib-olla Levinase juurde jõuan, Levinas oli otsinud teed iseenese juurde läbi teised, küsib, kes mina olen, ma saan iseendast teada alles siis, kui ma kohtan teist, kes ei ole mina. Ja tema peegeldab mul iseennast tagasi. No see on ka teised, Husserl sellega tegeles. Nüüd Sundermeier, nüüd teoloogina, mitte filosoofina, otsib teed teise juurde läbi siis nende relatsioonide, mis tekivad minu ja teise vahel. Läbi õppimise, läbi ühisosa tähistamise. Ta ise ütleb ühes tutvustatud artiklis, et tema konverentsi missionil on 3 sammast. Esiteks me aitame üksteist, eks. Võib-olla evangeliseerimine on ka üksteise aitamine, aga sel juhul peaksid sa laskma ka ennast evangeliseerida teiselt poolt. Tõeliselt aitame. Teiseks me õpime üksteiselt, selles samas tähenduses. Ja kolmandaks me tähistame üksteist ehk peame pidu. Siis on pinged maha võetud, kui on ühises kohvilauas. Isegi halb jutlus saab leevendatud pärast kiriku kohvis. Ja hea jutlus ka. Konverentsi missioni mudel on hetkel peaaegu ainuvalitsev luterlikus missioni teoloogias, vaadata neid dokumente, mis järjest tulevad, on levinud vabakoguduste sotsiaalselt motiveeritud ringkondades. Ja huvitav, ma märkasin, et ka jesuiidid on võtnud selle, vähemalt tunnustavad seda. Eesti keeles on koos Aavo ütlus eessõnaga raamat Convivens. Mul on üks eksemplar kaasas, kui keegi tahab omastada, palun, see on internetis ka loetav. Nii et me oleme Convivensi teooriaga edasi jõudnud päris kenasti. Sundermeier püsitas loosungi. See on nüüd nii. Kirik ei ole pelgalt koht võõra jaoks. Tähendab, ka see oleks juba päris huvitav. Me kutsume võõraid enda keskele. Meil on olnud ju omal ajal Tartu risttee koguduse kunagine kontseptsioon. Nad ütlevad, nad on seda muutnud, aga see oli just see, et kirik algab juba eeskojast, eks ole, et seal me juba elame koos temaga, ta ei ole veel kirik, aga me elame koos. Nüüd Sundermeier läheb veel kaugemale, ütleb, et see ei ole mitte koht võõra jaoks, vaid koos võõraga. Kohtumine võõraga annab ühise elu kogemuse, see ongi kristlik mission, Sundermeier. Need olid teoreetilised lähtekohad, kui nüüd selles meie sõnastuses mission on kohtumine, sai see nõnda esitatud. Ma lähtusin nendest 2 kohtumine teisega, kohtumine Jumalaga. Ja me peatusime siis aasta tagasi selles punktis kohtumistes, kui need on kommunikatiivses mõttes õnnestunud, luuakse vastastikune side ja usaldus, mida kõrvaline instants ei suuda nii lihtsalt kontrollida ümber defineerida. Tähendab, et siin tekib üks uus, mida võime kirikuks nimetada ja see on püsiv. Luhmann ütleb veel, pole võimalik mitte kommunikeeruda, õige, tore, pole võimalik mitte kohtuda. Üks tore lugu on Jeesusel rääkida. Alastas samaarlasest pilt tänavast, kus maas lamab röövitu ja pekstud mees ja sealt lähevad mööda kirik ja ühiskond temast mööda. Nad kõik kohtuvad. Ei ole võimalik mitte kohtuda. Nad märkavad ju küll. Nad näevad. Aga üks kohtumine on eriline, mida Jeesus siis ka esile tõstab, ütleb, et üks nendest kohtumist oli resultatiivne. See andis lahendus, see oli siis see sama. Pole võimalik mitte kohtuda tänapäevas sotsiaalmeedia ajastul. Nüüd see teine punkt, konstellatiivne kohtumine.
minu meelest see konviventsi mudel jääb hätta. Jääb hätta, kui rahulduda seal selles punktis, kuhu me jõudsime. Sest missioni seisukohalt vaadatuna osutub puuduseks, kui kõigi kohtumiste järel võõras jääb ikka alles võõraks. See oli ka Levinase filosoofia üks puudus. Kui võõras saab väga omaseks, kui võõras ei ole enam võõras, siis ma ei saa enam ennast defineerida. See oli see Levinase probleem. Ma ei saa ennast positsioneerida, kes ma olen siin. Või tänapäeval öeldakse, jah, kui võõrast enam ei ole, kui sa oled ta omaks teinud, siis sa oled tema vabadust kuritarvitanud. Ja selliseid signaal on ka tulnud missionideoloogiasse ja küsitakse, kuidas siis, kui radikaalselt peaksime olema kohtujad võõrad, kui radikaalselt temapoolselt avatud. Ja selleks ma pakun konstellatsiooni mõistet, et täpsustada seda kohtumise intentsiooni ja dimensiooni ja eristada intentsiooni ja dimensiooni. Eristus on praegu tähtis. Missioni dimensioon ehk siis nii, kohtumine üldises mõttes, see paratamatu kohtumine, mis niikuinii toimub, mida me ei saa vältida. Ta on juba kiriku ukse taga, eks ole, ta helistas, ta on juba kohal, kes siin tuleb. Tähistab kiriku või kristlaste kohtumist ühiskonnaga selles ühiskonnas kohta omades, kohaloluga, ühes koos elastades, vastastikku üksteist rikastades. Kuid missioni intentsioon tähistab sihipärast kuulutamist, sihipärast kohtumisele minekut, mitte juhuslikult, vaid teadlikult eesmärgiga. Kiriku missionaarne intentsioon seejuures on olla kommunikatiivne, ennast esitlev ja proklameeriv, mitte passiivne. Kohtumise fakt iseenesest ei osuta kohtumise sisule intentsiooni. Intentsioon saab nähtavaks teadlikuks, sihipärases, seejärel õnnestunud asetumises üksteise suhtes. Konstellatsioon tähendab asetumist. Mingites suhetes vastaspoolega. Mingites suhetes, mingis asendis kommunikatsioon toimib, on resultatiivne ja teises ei toimi. Ta on olemas küll, aga ta ei anna sisu. Seda eristust võiksime missionis või missioni meelsed inimesed ja oma programmides siis püüda näha, märgata, arvesse võtta. Meil on näiteid evangeeliumist. Jumal otsustas kohtuda inimesega, mitte ainult käsuse sõnas, vaid nüüd nõnda, et sõna sai lihaks, elas meie keskel. Meie keskel elamine oli provokatiivne. Paulus ütleb, see on lausa skandaalne. Mõnikord Jeesusel õnnestus see asetumine konstellatsioon, teinekord ka ei õnnestunud, teda aeti minema. Ähvardati tappa ennem, kui tema aeg oli tulnud, mõnikord läks ta ise ära. Kõik tahavad terveks saada, keegi ta jumalasena kuulata, läks teise küll. Aga kohtumine Sakkeusega on huvitav näide. Jeesus ütleb, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kohta. See pean. Vajalik. Meie ei räägi puu otsas ega puu all, vaid sinu kodus. Nüüd läheme sinu kodus. Tähendab, Jeesus ise määrab selle kohtumiskoha. Asetab ise. Tal on meelevald seda. Ja seal luuakse veel kord seda konstellatsioon, mille tulemusena saab Sakkeusest uus mees. Ta muudetakse teiseks. See on õnnestunud kohtumine. Õnnestunud konstellatsioon täidab eesmärgi, milleks kohtumist on soovitud. Lõpuks Jeesus lasi ennast paigutada ristile ja lasi ennast naelutada, et ta püsiks seal, selles taeva ja maa vahelises asendis ja seal lunastati ühiskond. See on ka üks õnnestunud asend meie jaoks. Tema jaoks sel hetkel see ei olnud õnnestunud, aga pärast me näeme, et siiski see kõik lõppes kenasti. Kirikule ütleb Jeesus ka näitab koha kätte. Minge kogu maailma, seal on teie koht.
sellega näidatakse kirikule kätte tema asukoht ning ka töö, mida teha. Ja kirik saavutab kohtumises eelised siis, kui ta on proaktiivne, kui tema üritab ise määrata seda kohtumispaika, mis on kõige sobilikum evangeeliumi seisukohalt. Teeb ettepanekuid, teiste sõnadega, teab, mida tahab, ütleb selle ta välja. Vastastikku jagatud konvivents. Ma ei lükka konviventsi sugugi kõrvale, sest see on hästi mõeldud ja hästi läbi töötatud asi, aga konvivents, see kooselu võõrad, ehk siis kirik keset küla, see on konvivents. Pilistvere kirik siin keses küla. Et see vastastikkune kooselu oleks midagi saavutav, ta saavutaks midagi, peab olema avameelne. Ja nõnda avameelne, et mitte ainult meie kuulame ära, mida ühiskond meist tahab, mida kogukond, mida küla tahab kirikul. No mida ta tahab? No, mõningaid teenuseid, matuseteenust, kindlasti sotsiaalabi, neid projekte, mida sina oskad, kirikuõpetus, sina oskad paremini projekti kirjutada kui keegi teine ja sa tood, eks ole, välisabi siis. Seda kõiki kirik tahab. Aga see konvivents oma avameelsus tähendab seda, et ka kirik ja kogudus ütleb kogukonnal, mida tema tahab, mida tema ootab, mida me teilt ootame, et me võiksime koos jätkata. Näiteks ta ootab, et jõulude ajal tuldakse kirikusse. Ma just tegin seda oma kogukonnas, ütlesin külarahvale. Ma palju teilt ei oota, aga 2 korda aastas ma ootan teid kirikusse. Nad siis aru, ahah, hästi, siis me tuleme. Ja et ta ootab ära, ta ei lähe ennem ära, kui me oleme talle evangeeliumi ära rääkinud, selgelt rääkinud. Ja siis küsime jälle edasi, mida siis nüüd teie meilt vastu ootate. Et see oleks see konvivents, siis et ta ka meie selles konservatiivses kontekstis. Ma tahan veel minna ühe sammu täpsemaks või konkreetsemaks. Noh, missioon on laiem, eks evangelisatsioon on kitsam tähendus. Evangelisatsioon on siis see, kus me juba väga spetsiifiliselt, väga konkreetselt edasi anname seda, mida Jumal tahab ütelda inimese terviklikuks päästmiseks. Mitte ainult ihu, vaid ka igavese elu mõttes. Konstellatiivne evangelisatsioon. Evangelisatsiooni situatsiooni ümber hindamist tuleb mõnikord teha. Ja tuleb teha siis, kui kiriku kohtumisvõimalused on limiteeritud. Veel põlvkond või juba rohkem muidugi. Rohkem põlvkondi tagasi olid kirikul peaaegu piiramatud võimalused või vähemalt see, mida see Corpus Christianum, selle meie õhtumaine ühiskonnasüsteem võimalus. Kirikul oli kindel koht ühiskonnas, ühiskond ei saanudki ilma kirikuta olla ja see toimis, aga nüüd see enam ei ole nii. Sekulariseerumisest ja just pluraliseerumisest tulenevad mõningad asjad. Sekulariseerumisest selles tähenduses, et kirikul ei ole igal pool enam sõna ja kaasarääkimise õigust. Hariduse, kultuuris, sotsiaalses süsteemis. Kusagil on, aga mitte igal pool. Ja kirik ei saa iga kord oma soovidele, ettepanekutele vastust. Ta peab jääma ootama ukse taha või peab teistmoodi küsima. See ei ole garanteeritud. Selles olukorras on vaja enne mõelda ja siis öelda. Sest kirik ei saa kõneleda igal pool ja igal ajal. Ma mõtlen nüüd ka Eestit, peame siis nüüd Eesti situatsioon. Kirik peab hoiduma mööda rääkimisest. Tähendab, ei saa lahmida. Või lihtsalt sõnade raiskamisest, sest vigade parandamiseks ei pruugi olla võimalust. Sul lastakse üks kord eetrisse, aga teist kord võib-olla
on see juba raskendatud. Tähendab evangelisatsioonil, kui meil on see eesmärk, on kitsamad raamid ja neid tuleb täpsemalt mõista, osata kasutada. Nii-öelda asetumine on tähtis. Ja teine, mis tuleb pluraliseerumisest, teine aspekt minu meelest. Vaadake, kirikul on ju sajandite jooksul välja kujunenud väga head praktikat, kuidas inimest juhtida selles initsiatsiooni mõttes. Need on ju kenasti, me oleme ka siin omavahel teoloogid seda kunagi arutanud. Iga kirik pakub välja ühe programmi ja enamasti see kõikidel kirikutel, kuigi tulemus võib-olla erinev, algab sellest evangeeliumi kuulmisest, selle vastuvõtmisest, pöördumisest, siis tuleb ristimine, siis tuleb integreerumine kogudus, pühaõhtusööma, armulaul, teised sakramendid, kasvamine kristlikus usus, elus ja nii edasi. Siin ainult baptistid vaidlevad luterlastega, et kumb peab ennem olema, kas pöördumine, ristimine, pöördumine, aga mõlemad peavad olemas olema, siis on kompleksne, siis on asi toimunud. Kirik püüab juhtida inimest, kuid inimesed kaovad vahelt ära meie ajastul. Ta ei ole kogu aeg kätte saada, sa ei saa arvata nii, et täna ma räägin ühe punkti peatüki, siis pärast teises kolmanda tema elu jooksul. Vaimulik ei saa eeldada, et sakramentidega ehitatakse üles usuline indiviid, sest ta ei osale kõikides sakramentides. Ta ise ütleb, millal tema tahab tulla ja mille jaoks. Teate, see on rahvakirikus. Vabakogudust oli neid teist mõni asi. Põhjuseks on käitumismudel, milles inimene komplekteerib ise enesele religiooni ostukorda. Ühjelde võtab teisest ei võta. Nii, kuidas selles olukorras käituda? Kui kirik siiski otsustab hoida kontakti ja neid konsumeerijaid, neid ostlejaid mitte minema saata, põhjusel, et nad ei oska korralikult käituda. Kui ei taha, pole vaja. Me võib ka üks toigat võtta. Meie ei lahjenda oma kiriklikku seda tuuma. Aga kui samas kirik otsustab olla mitte ainult teenindusasutus, mis pakub lahket sellele, kes midagi vaid tükiti soovib. Muidugi me pakume, aga neid teenused ja valikuliselt neid jääb vähemaks. Minu meelest just professor Altnur, Lea Altnur on seda ju oma uurimustes juba noorusaegadel on sellest kirjutanud. Vaid kõige kiuste kavatseb võtta tõsiselt seda ainulaadset võimalust, et inimene üleüldse tuleb midagi soovima. Kuidas siis on? Siis tuleb osata sisustada üht ainust kohtumisvõimalust nii, et selles sisaldub kogu kiriklikult edastatav rikkus, kogu evangeelium, sellest ühest kohtumisest. Sest võib-olla ei tule neid kohtumisi rohkem. Võib-olla tuleb, aga võib-olla me ei tea. Siis on sellel ühel kohtumisel kogu paketi edasiandmise vajadusrisk. See on konstellatiivne evangelisatsioon. Kui kirik kasutab antud hetke võimalust selgitamaks, milles on sakramendi mõte, ja kuidas inimene kohtub Jumalaga just nüüd. See tähendab, just nüüd tuleb temaga ka palvetada. Mitte ainult täita ankeet, eks ole, palju kus ristivanemad tulevad ja kus keegi seisab ja on. Ja sakramentaalses mõttes saab see ka ära teha, saab tehtud. Aga see, et inimene kohtuks selles mõttes, mida üks kirik kavatseb. See, mida kirikul on pakkuda suhtes Jumalaga, seda peab pakkuma iga aset leidva kohtumisega vähemalt püüd, et see meie situatsioon tingib neid asju. Kuidas evangeliseerida ühe ainsa kohtumise jooksul? Näiteks, võib-olla on neid rohkem, aga kui oleks see nii. Kuidas olla teise jaoks olemas täiel määral selles esimeses, selles ainulaadses kohtumises?
ja selleks on ka olemas vastuseid. Evangelisatsioonis, see on teoreetiline üldistus, aga nii ta on see frame extension meetod ehk raamide nihutamise meetod. Ja see on põhiliselt meil tuntuks saanud evangelist Billy Grahami sellest evangelisatsiooni meetodis, mida tema kasutab. Meil ei ole aega sellest täna pikalt rääkida, aga lugege ise. Ma annan sinna aadressi. Ma olen selle lahti kirjutanud päris mitmel lehel. Mõte on tegelikult lihtne, et mina kohtun teisega, mina kui kristlane, tema jaoks kohtun ja meie vahel võib tekkida usalduslik side. Ja kui see on tekkinud, siis on vaja ühte teist sidet luua veel. See on see, et mina astun vahelt ära ja minu võõras kohtub nüüd Jumalaga. Kuidas mina seda üles on täideta, kuidas ma lõpuks ise taandun, et võiks see edasi kasvada, areneda, mida Jumal temal pakub. Siis Einike, ma leidsin, sa olid just eile koolitanud Tallinna Kaljus. Kuidas küsida, et vastus Jumalale tema riigile oleks jah. See ongi see sama asi. Ma ei tea, kuidas küsida, aga vähemalt see pealkiri oli minu jaoks väga huvitav. Ehk pärast räägid meile. Või lepime. Nõudmine Kristuse järele ehk üürik õnn. Lead, ma anna andeks, kui ma valesti või poolikult küll sa täiendad. Aga ma siis lugesin nõnda välja. See oli see salvestus, mis nüüd viimati veel Tartus tegi. Kui kirik propageerib väärtusi, mida rahvas peab oluliseks, siis hakatakse soovima Kristuse püsimist. Kui see umbes nii võiks olla. Isegi ateistid loodavad kristlaste peale väärtuste alal hoidmisel. Vähemalt ühte ma tean. Minu onupoeg, surmani marksist, ütleb just seda täpselt niimoodi. Kristlasi on vaja, et vähemalt temal oleks veel kuhugi toetuda oma vanade aegunud marksistlike põhimõtete edasikandmiseks. Sellist nõudmist Kristluse järel võib pidada kiriku õnnestunud konstellatsiooniks ühiskonnas. Ma ainult näite tõttu, et tuua näide, räägin praegu siin asenduskristusest või sellest dispuudist, mis meil oli. Kui kiriku järgi tekib nõudmine, järelikult oleme õiges kohas. Oleme õiges suhtes või selles viljakas suhtes, kust midagi võib toimuda, tekkida, areneda. Siis film teed ära. Aga või me ei tea, mis see. Minu jaoks on üks tunnus kiriku sobilikust asetumist avaliku eluta pöördis. Ma jätsin nüüd pikka arutelu vahele, hüppan siit edasi. See on siis, kui kirik paneb endast rääkima. Mitte ainult enda järel igatsema, vaid ka endast rääkima. Ehk siis ühiskond on see, kes peaks võtma seisukohta kiriku suhtes, kiriku sõnumi suhtes. Kui kirik on kohtumist otsimisel ofensiiv, miks niisugusele kiirele järeldusele? Sest enamasti on teistpidi olnud asjal ja me oleme harjunud teisiti, nimelt. Vastupidi, kirik võtab sõna ühiskonna suhtes. Me muudkui treime uusi seisukoha võtte. Ja loomulikult see on vajalik, loomulikult. Ja meie võtame sõna ühiskonna väärnähtuste kohta õigustatud, oodatult ja meilt nõutakse ka, ühiskond nõuab, see on see nõudlus Kristuse järele. Aga sellega meie ei võida ise mitte midagi ja vaevalt ühiskond ka. Me määrame ennast defensiivsesse suhtesse ja me ei saa ise selles mitte midagi uut ütelda. Me ainult korrigeerime, ainult kommenteerime seda, mida ühiskond niikuinii juba teeb. Me ei pööra otsa ringi. Ja selles mõttes, kui see on, selline nõudmine Kristuse järel on just kui muidugi rõõm. Mul on
on ka rõõm ja mulle meeldib olla asenduskristlane kellegi jaoks hea meelega ja mulle meeldib, kui keegi mind asendab. Kui Kristus mind asendas ristist, see on tore. Aga see on üürike õnn. Sest lõpuks lülitatakse ikkagi meid debatist välja, kui meil ei ole olnud oma seda proaktiivset või provokatiivset või protestantlikku, nagu me teemal rääkisime, seisukoha võttu võimalust. Aga nüüd see viimane punkt on provokatiivne, ma pean hinge tagasi tõmbama mõneks hetkeks, sest et aga eks siis tekib elavam arutelu. Ma ütlen, et kiriku enese säilistamise instinkt on antimissionaarne. Instinkt on. Instinktid aitavad meil elada loomulikult, aga missioni seisukoht sellega on nii ja naa. Kuni me mõtleme, mida Eestimaal teha, et kirikud säiliksid, kuidas kaitsta meie seniseid arusaamisi, traditsiooni, meetodeid, oleme end ise määranud kaotajateks, tähendab meie enese sisemine konstellatsioon. On mugandumine, jaa. Nagu ütleb David Bosch, on see Lõuna-Aafrika missioniteoloog, suurimaid missioniteoloogi viimase 100 aasta jooksul keegi ületanud. Ta viskab mõnikord ka sententse, ütleb, et kui ta vaatab kirikuid, kuidas nad siis asetavad ennast tänapäeva ühiskonnas, sest kirikud on nagu kaitsekraavis. Aeg-ajalt tõstavad pea, vaatavad, kas juba probleem on mööda läinud. Mulle nii meeldiks praegu öelda, rääkida seoses meie 500-aastase reformatsiooni juubeliga. Juhtusid väga huvitavad asjad. Katoliku kirik ja katoliiklased, luterlased kähistasid koos reformatsiooni aastaga. Ennekuulmatu, enne olematu. Umbes 450 aastat kulus katoliku kirikul aega, et sellest üle saada. Siiamaani barrikadeeriti ennast veel ja rohkem, veel kõiksuguste vahenditega kuni dogmadeni välja, et ennast isoleerida sellest õnnetusest hädast, mis on, eks ole, teist väljaspool seda areneb kristlus, kiriklikkus ja lootes, et äkki läheb see ikkagi mööda, aga ei lähe mööda. Tuleb hakata koos ja siis on teatud 5 imperatiivi, mis siis nüüd vastu võeti. Kohustutakse teise suhtes ka üksteist tundma õppima, aga kohustutakse üheskoos evangeeliumit kuulutama. Kõik need põhjused, mida sa meelde just ennem ütlesid, üksinda ei ole võimalik. Kuna puudub ka kontseptsioon terviklik ühel kirikul, me peame üksteist täiendama õppima. Aga kuni me mõtleme seda, kuidas me säilitaksime Luteri kirikuid Eestimaal, siis mõtleme hooneid, eks. See on tore, see on kena. Aga seda võivad just teha need, kes Kristuse järele küsivad. Nad võiksid ju siis seda teha. Missioni jaoks on sellel kaudne positiivne mõju. On mõju kindlasti, ma midagi ei tõmba maha, aga kuidas siis asetada? Kirik ei ole kunagi missioni eesmärk, andke andeks. Kirik ei ole missioni eesmärk. Oli küll missioni teoloogias veel kuni 1950, kuni selle ajani oli, kõik said nii aru, loomulikult kiriku rajamine, see on ju missioon. 50-60 toimus muutus, leiti uus paradigma, lausa võib-olla paradigma, mis on praegu valdav ka kõikide konfessioonide missioni teoloogias. Ja et kirik ei ole missioni eesmärk, on vaid pelgalt missioni motiiv. Seda teab iga tudeng, kes on õppinud usuteaduse instituudis ja metodisse seminaris missioni teoloogiat.
siin istub, on. Kirik ei saa pöörata missionit enese kasvatamiseks. Kuigi instinkt on, me ei sureta instinkte, aga siin on vaja siis harida, haridus, kasvatus. Mission on Jumala mission, missiotee, milles kirik on Jumala tööriist, sakrament, vahendaja. Kiriku liikmeskonna kasv ei ole eesmärk iseenesest. No, andke andeks, ma ütlen niisugusi, lõplik lause. Siin taga on palju mõttetööd ja kõhklusi, aga ma annan see sellise nagu küpsetatud koogi praegu lauale. Tainast on segatud pikalt eelnevalt. Ta ei ole eesmärk iseenesest. Aga kiriku kasv on näitaja, ta on indikaator, ta näitab küll, osutab millelegi, mis on tõeliselt missioni mõttes õige ja jumalik ja toimib. Nimelt, ta näitab, annab märku sellest, kui kirik kasvab või kui ei kasva. Ta signaliseerib meile ühest teisest asjast, see on sellest, kas kirik on õiges relatsioonis, õiges kohas. Kas ta on kohtunud ja kas ta on kohtunud tulemuslikult. Kuidas kirik on vahendanud inimese Jumala kohtumist. Jah, aitäh, seal ka. Kui kirik kasvab, siis see on tunnistus õnnestunud asetumisest Jumala suhtes, iseenese suhtes ja ühiskonna suhtes. Ja seda asetust tuleb otsida. Isegi Jeesus otsis, käis, apostel Paulus otsis, tahtis minna sinna, püha vaim ütles, et pööra otsa ringi, läheb teise kohta. Me eksi kukume läbi ka oma üritustes. Siis ikka. Tommy Helsteinil on üks raamat, see on pealkirjastatud niimoodi, sa saad kõik, millest loobud kirik. Kas meil on veel midagi? Kiriku ainulaad unikaalne tähendus on olla Jumala rahvas, kogudes Jumala rahvast Kristuse juurde. Ja nüüd 3 minutiga ma kommenteerin veel midagi, mida ma nendest salvestistest pärast meil tuleb juttu, mida ma kuulsin või mis mulle kõrva jäid. Et üks oli see Tartu asenduskristuse arutelu. Ma pean selle ära ütlema asenduskristuse juurde. Mis ma tahtsin öelda, et jah, et kirikul läks nüüd õnneks, et ühiskond teda justkui vajab. Kristluse, nõudluses Kristluse järele, aga hiljem ju Lea Altmurme näitas või tõi veel näiteid, et mis siis see konkreetselt on, mida rahvas ootab kirikult. Ja need olid, et arvatakse, et kristlus ja kohe samastatakse kirikul, paratamatult. Kristlus aitab ära hoida islami pealetungi. Teiseks, kirik aitab selles mõttes kristlus aitab säilitada meie perekonna mudelit, mida Eesti rahvas siiski armastab, traditsioonilist. Ja 3. oli eriti kummaline, aitab meil säilitada euroopalikke, demokraatlikke ja mis siis veel humanistlikke traditsioone. Nüüd, ma tean küll, ma tean, te teate ka, kirik konkreetselt, Eesti kirikute nõukogu kirikud ei ole selle 3 punkti jooks mitte midagi teinud. Pigem me ütleme, et religioonide vaheline rahu on tähtis. Me peame ostama muslimite koos hästi elama. Teine punkt, Meego, sina ise koostasid selle kunagise 10 aastat tagasi juba peaaegu. See dokument, mis on kirikute nõukogus, see homoseksuaalsuhtes, aga selles praeguses debatis, nüüd, kui mõõdetakse seda sümpaatiat kirik suhtes, on nüüd hoopis väljaspool kirikut, kristlased olnud aktiivsed. Meie EKRE ja teate veel need. Kirik on pigem olnud tagasi tõmbus ametlikult hoiakus. Ja 3, palju fantaasiat peab olema arvata, et kirik meil siin Eestis väga edendab. Nii et see on talle nagu kätte antud positsioon, mille see on tore, et see nii on, aga ma ütlengi, et see näitab, kirik võib olla teatavas relatsioonis, kust tuleb mingi kasu.
aga see võib ka muutuda. Nii, ja nüüd see, mis ma veel kuulasin. Need vaimulikud, kes sõna võtsid nendes lindistustes, need olid enamasti Luteri kiriku vaimulikud. Minu meelest näevad kirikut ikka veel ja nüüd kahjuks näevad kirikut teenimisasutuse. Ja nad mõtlevad, et me peaksime püüdma rohkem veel kord, veel pingutama, veel paremad olema. Aitame inimest tema eluteel. Just nimelt, aitama inimest tema eluteel. Ta tuleb kiriku, seda saab kasulikku, head impulsid ja siis ta läheb ja elab seda elu edasi. Selline arusaamine. Üks piiskop ütles suurepäraselt, ütles, et mina olen ikka ennast mõelnud mitte minu koguduse piiskopina, vaid kogu selle piirkonna piiskopina. Väga hea. Aga mida ma ei kuulnud, et kirik oleks Jumala rahvas. Kirik ise ongi see rahvas, kes toimib, kus asjad toimivad, kuhu inimesed tulevad, et jääda. Praegu nii, et tuleme, anname sulle parima ja siis tule teinekord jälle. Vaat siin on nüüd, missiooniteoloogia on selgelt näidanud neid vajadusi ja ka kiriklik teoloogia. Mulle meeldib ikka rääkida teisest Vatikani kirikukogust. Kirik on palverändav Jumala rahvas, mitte preestrid ja vaimulikud. Jumala rahvas ise. See avaks kohe. See oleks nüüd üks selline dimensioon ja võib-olla selle konstellatsiooniga annaks seda natuke peenäälestada. Võib-olla tuleb midagi täiesti põhimõtteliselt teistmoodi hakata iseenese mõistmises seda asja tegema. Ja mida ma kuulsin siis rõõmustades, mitte vaimulikult, aga koguduse liikmed, kui nad arutasid, mõtlesid, mismoodi meie kogukonnas kirik, meie kogudus võiks ühiskonnaga kogukonna pööndus võtta. Nad ütlesid, nad lausa hüüdsid. Me vajame koostööd kõigi kristlastega. Muidu me ei tule sellest olukorrast välja, me ei muuda midagi. Me võime veel paremad olla sellest, mis on, aga see, mis on olnud, ei ole meile tulemusi andnud. Järelikult veel parandada oma meetodeid ei aita, sest need meetodid iseenesest ainult ehk suudavad säilitada, aga säilitamisest me rääksime. Niisiis saad kõik millest loobud. Aitäh! Ma läheks siit edasi liikumiseks, et võib-olla ma panen sulle sõnu suhu, see on üks sõnu vähem, mida ma kuulsin välja, et võib-olla niisugune vajaduspõhine kohtumine ei ole veel ammendav. Et maailm küsib, et matame surnud või midagi nii. Minu küsimus see on nagu üldfilosoofilisem, et kas saab üldse olla ilma vajaduseta või vajaduspõhistamata kohtumist? See on aru küll see küsimus. Aga ma jään nüüd oma ettekande raamides, et taguda seda rauda tuliseks. Et jääda selle teravuse juurde. Või loomulikult saab teisiti vastata ja võib-olla peabki, eks. Aga ikkagi see kirik peab neid vajadusi tekitama. Võib-olla on see pedagoogikas ka niimoodi. Ei saa ju ainult kogu aeg küsida lapse käest, mis sa tahad. Sest tema see tahtmiste teadmiste spekter ei ole ju. Sa pead midagi uut talle pakkuma, mida ta ei oska veel tahta ja ta võib-olla protestib. Muidugi me tänapäeval ei ole enam tule ja mõõgaga. See on arusaadav ja ei ole agressiivne. See oli selle Luhmann juba ütleb ära, kohtumine ei toimi, kui sa ei ole tõeliselt avatud. Ja. Aga minu jaoks näitaja on see, kui meie paneme pressi, suuname pressi, anname talle kondi. Mitte, et meie reageerime olukordadele. Muidugi peab reageerima, aga missioon tähendab ikkagi seda,
kirik on sel juhul natukene ebamugav, mitte liiga ebamugav, aga natukene, et võiks midagi juhtuda. On veel küsimusi? Ja, Inike? Tahaksin jätkata, aga see on ka kolmas variant, et kirik võib aidata inimestel seda tegelikku vajadust endast üles leida. No sa just nüüd ütlesid. Et ma nüüd kas sees raamistiku mahu. Aga mis see tegelik on? See saab olla ju ainult siis see, mis Jumal on temasse pannud. Et me ei anna talle oma vajadusi nii-öelda ette, vaid me aitleme teda nii kaugel. See on see küsimise kunst, mida meile koos õppisime. Et ta nende küsimuste kaudu leiab üles oma tegeliku igatsuse vajaduse Jumala järgi. Ja siis me ei anna talle seda väljast, vaid me aitame tal kaebuda. Kas nii ka võib? No loomulikult, see on ju sinu kolmkord, mida sa joonistasid. Kirik, Jumal, kirik ja maailm või ühiskond, inimene, ja nad kõik on omavahel seoses. Jumal suhtub inimkonnaga ka väljaspool kiriku, seda Püha Augustinus sellest. Aga miks aga mulle üks asi hakkaks häirima sel juhul, kui me kirikut näeme kogu aeg negatiivselt selles suhtes või tähendab ohuna selles suhtes. Just kirik ohustab inimese ja Jumala suhet. Ja võib küll ohustada, aga ka kirik võib ise endas üles leida need tõelised vajadused. Ja siis on need samad, mis on Jumal andnud nii kirikule kui maailmale. Või maailma baas, me mõistame, eks ole. Aga sel juhul on kirikul veel pluss üks vajadus, pluss. Ja ma ei tahaks seda kõlama jätta niimoodi, et kirik ei ole eesmärk. Kirik on Jumala eesmärk Jumala rahvana küll. Tähendab, et keegi teine ei saa seda rolli täita Jumala missionis kui ainult kirik, aga sel juhul see tähendab Jumala rahvas. Ta on ka ära tundnud siis selle oma tõelise olemuse Jumala juures. Siis ta on, ja siis on ta pluss see, mida veel, need ei oma, kes ei ole veel kirikus. Kas sa tuleksid kaasa nii, kui niimoodi pehmelt öelda? Nii, palun veel. Ja, näed. Tundub, et nendes asjades on natukene kergem rääkida, kui nad on kõik nagu konfessioonide vahel. Et mõtleme nagu süsteemid, suuremad süsteemid, aga kui teemaks on kogulused ja need inimesed, kes on tegelikult minu koguluses, kuidas kogulus, kuidas kohalik kogulus saab näidata seda, et meie eesmärk ongi, et me oleme Jumala rahvas, mitte et me oleme baptistid või luteraased või mida iganes. Kuidas meie elame seda välja koha peal? Rahvas. Kas see oli küsimus või Ingmar ei taha vastata selle? Mul on liiga kiired vastused, see ei toimu, arutage seda asja. Nii, kas on veel küsimusi, arvamusi? Küsige. Palun. Minu küsimus on see, Ingmar, et sa rääkisid sellest Sakkeusest ja et Jeesus kutsus ise ennast Sakkeusele külla, et see kohtumine toimus tegelikult nagu mitte nii-öelda Jeesuse pinnal, vaid Sakkeuse pinnal, et kas mingi teema selles missionis on ka, et me peame kirikuna julgema nii-öelda sinna teisele pinnale minna, aga me ei pea sinna tingimata jääma? Jaa, mul oli veel üks näide, aga mul ei olnud aega rääkida. Teine näide on Jeesus Pariseri kojas, eks? Ja seal on niimoodi, et on teatud teemasid, mida Jeesus ei arenda, ütleb, et stopp, me sellest ei räägi. See ole, jah? Aga initsiatiiv on ikkagi Jeesuse käes. Seda ma tahtsin tuua. Loomulikult kohtumise paigad on väljaspool kiriku ruumi ja ka vaimses mõttes, ka igas mõttes väljaspool kiriku ruumi. Ma ei teaks, väljaspool Jumalat saab olla seda ehk mitte, aga kohtuma ei pea iga kord Keetsemani aias. Võib ka mujal. Palun, küsimusi? Ma võin veel selle sama asja jätkuks öelda, et tegelikult üks teooria mul kahjuks ei tule praegu meelde see autor,
aga üks teooria on ka selline, et selleks, et missioneerida, kirik peaks astuma nagu sinna nii-öelda neutraalsele pinnale, kus siis toimub see tulemusrikas kohtumine, aga et ta ei jää sinna neutraalsele pinnale, vaid et siis selle tulemusrika kohtumise tulemusel see inimene tuleb nagu sinna kiriku või ütleme selle pühale pinnale siis tagasi. Jah, see on see konniventsi teooria, parandusteooria. Konnivents jätabki sinna, kõik püüab maailma rahu saavutada. Ja, aga ikkagi tagasi. Aga siis, jah. Kasvamiseks tuleb nagu leida see osaduslik pind. Ja, aga jällegi ma ei usu, ma pean ikka uskuma. Ma pean uskuma, et see muutus toimub automaatselt. Sundermeier on suure usuga. Ta ütleb, et kui kristlased elavad koos, näiteks moslemitega või üldse mitte religioossetega, siis see mõju, kui kirikul üldse mingit mõju on, siis see paratamatult kandub üle. Temal on nii suur usk. Minul nii suurt usku ei ole. Mulle tundub, et meil on ikkagi vaja intentsiooni või kasvõi provokatsiooni. Tähendab, midagi endast anda siiralt, ausalt, aga ka anda sellises mõttes, et ma annangi ära endast ja ma ei saagi midagi tagasi, aga ma midagi panustan lisandväärtust. Minule tundub. Palun, Tiina Veiseri. Ma olen vaimustatud sellest ratsionaalsest, loogilisest mõttekäigust, aga jätkates seda teemat edasi, kohtumise teemat, et minu meelest kas ei ole kõige tähtsam see läbipaistvus, et vägi saaks voolata kohtumisel läbi selle palge, kes proovib missionär olla. Tähendab, missio Dei, kolmainsus Kristuses ja Jumal Isa vägi voolab Kristuse läbi missionäri ja see on ainus toimija, tegelik toimija. Ja see on see orientatsiooni küsimus, et seal, kus püha vaim läheb, töötab, tegutseb. Seal on need kanalid, seda tahad öelda, seal on see tee, aga kirik muidugi on küljega sageli selle kohal. Ta on siis just ees. No pöörame nüüd, palume püha vaimu abi, et meis eneses toimuks ka see häälestumine. Läbipaistvaks muutub. Jah, läbipaistvaks ka ja täpselt ka, et meist ka läbi nähtaks või läbi päästaks, me ette ei jää. No minu meelest seda ju Ingmar ütleski päris tabavalt. Üks asi, millega ma hästi olen nõus, et kui sul ei ole enam võimalust väga pikalt õpetada ega nii-öelda oma seda apoloogiat esitada, siis sa peadki esitama selle nii-öelda sellise kalliskivina. Ja sul ongi ainult, antaksegi võib-olla 5 minutit on su aeg. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see inimlikult ei olegi võimalik seda kalliskivi esitada. Ja tähendab, et ainuke võimalus on siis esitada see Jumala vaimu abil ja see on juba nüüd missionäri enda vabaduse küsimus, aga üks küsimus, mis mul segadust tekitas, mida tahaksin ära küsida, on see, et sa ühest küljest nagu ütled, et kirik ei tohiks muuta missionit nagu enda kasvatamise tööriistaks. Aga teisest küljest ütleb, et me peame tegema koostööd, sest me oleme läbi kukkunud või me ei ole nagu õnnestunud. Et kus siin see loogika nüüd on, et kirikul selleks, et missionitööd teha, on tarvis neid vahendeid, millega ta on alati missionitööd teinud, ehk seda kogudust ja seda võrgustikku. Nüüd tal on vaja missionit, et ennast kasvatada selleks, et teha missionit. Et kas siin ei ole mitte vastuolu? Kui on, siis see peab jääma. Siis see on püha vastuolu. Aga kui kirik on sakrament, ehk siis vahendaja sõnumitooja, millal on ta läbi kukkunud, millal ta ei ole läbi kukkunud? Millal ta on oma eesmärgi täitnud ja millal ta öelda, jah, ma olen läbi kukkunud? Mina olen sõnastanud tänaseks ühe küsimuse, mille tahaks küsida kõikidelt ettekandjalt, et kõikidelt, kellelt võimalik on. Mis on tulemuslik mission? Seda ei saa mõõta numbrites ja ma julgen seda öelda, see on missioni teoloogiliselt vale. Sellel saavad olla ainult 2 tingimusel, võiksime öelda, et me hakkame numbreid seadma eesmärgiks. See saab olla ainult siis sellises väga konkreetses evangelisatsiooni seisukohal, kui palju inimesi on evangeeliumit kuulnud. Seda saab mõõta, eks? Ja vähe anname rohkem. See on võimalik.
aga mina ei ja teine saaks olla sel juhul ja vot see on nüüd sinu vastuseks. Kui me loendaksime numbreid või kogudusi või koguduse sissetulekut ka ükskõik, no mingeid asju, mida saab mõõta. Kui me mõõdaksime selliselt, et küsides, kuidas Raplas ja Rapla ümbruses on aasta või 5 aasta jooksul, vot see kiriklik ressurss kasvanud, kahanenud, arvuliselt, muus osas mõjus ühiskonnaga, kui see on üks number kogu selle kogukonna kohta. See tähendab, et me ei loe eraldi baptiste, luterlasi. Ainult siis ma oleksin nõus rääkima numbritest. Sest kui sinu kogudus kasvab, siis tegelikult kasvab tema kogudus ka ja vastupidi. Aga kas ma libisen ära praegu? Mina ei olnud ühtegi sõna numbri kohta, mina küsisin, mis on tulemuslik missioon. No jah. Ega ma ei küsinud, kas numbrite lugemine on tulemuslik missioon. Ei, no nüüd jätkame, nüüd saame vastuse. Ja siis on, Ma ei ole vastust, aga kunagi, kui me tegime leeritöö kontseptsiooni ENK-s, me esitame seda küsimust enda jaoks ka, et millal on leeritöö näiteks õnnestunud. Et kas see mõõde on see, et pärast leerikursust näiteks lähima 5 aasta jooksul teevad oma liikmeannetuse näiteks 90% leerilastest või 10% või kus see võiks nagu olla, et siis ütleme, et on kõik hästi. Ja samal ajal tegid soomlased seda sama, et nad analüüsisid seda, et mis võiks olla leeride tulemuslikkuse mõõdet, seda mõõdet üldse võiks olla. Siis ma mäletan üks noortejuht, kes hästi ilusa lause, ta oli selles kohas olnud juba hästi palju aastaid noortejuht, aastast 72. Ta oli seal olnud juba 30 aastat selle koha peal tööl ja siis ta kohtus ühe oma endise leerilapsega, kes oli siis juba ka selline 40 kanti ja see mees oli astunud talle tänaval juurde ja ütleb, et kuule, ma olen sulle, Hanno, hästi tänulik selle eest, et sa kunagi õpetasid mulle Meelisa palve selgeks. Ma ei ole seda kunagi enne teinud, aga nüüd mul sai sõber surma ja ma ei osanud mitte midagi muud teha, kui ma lugesin ära Meelisa palve. Et see oli mul meeles sellest leeri ajast. Kas see on tulemus või ei ole tulemus? On. Aitäh.